Ma just lugesin Eesti Rahvusringhäälingus sellist artiklit hommikul väga midagi muud ei olnud emadest. Ja emade kohta ma näen, siin on hetkel juba vähe emasid, aga ma tean, et üks vähemalt vaatab seal, minu oma naine seal online. Ja ma just lugesin, see oli ainuke artikkel, mis kui mina vaatasin hommikul, mis oli üldse emaduse kohta. Ja see ütleb niimoodi. See ütleb maratonijookseja emadust tasakaalustav Bell, eks see on tema nimi. Ja see ütleb, 2 lapse kõrvalt jooksmisega tegelev Helen on viimastel hooaegadel võitnud Eesti meistrivõistluste medaleid nii kes- kui pikamaa distantsidel. Nüüd on sihikul areng maratonis. Eesti meistrivõistlus, kes räägib kõik, mis ta on teinud, ja ta on täis kohaga töö ja ta teeb veel trenni. See naine nüüd, Helen ütleb, ikka on raske seda kõike hoida tasakaalus ja öötunde on vähe. Ega ma üle 6 tunni öösel ei magagi. Teha trenni, lastega toimetada, mõlemad on algklassi lapsed, ehk tema lapsed, ja nendega on väga palju õppimist. Huviharidusi ja käimisi, ütles. See logistika on ikka keeruline ja on ka hetki, kus ma mõtlen, et milleks? See ütleb, Helen pingutab nagu orav rattas, sest järjepidevus on toonud tulemusi ja vanus pressib ka peale. Helen ütleb, praegu on viimane võimalus proovida, ma ärkan hommikul peale 5, mul on õnneks väga hea ettevõtte, kus ma saan töötada hommikul enne tööpäeva, paar tunni, ma siis teen kodukontorit, siis ma käin trennis, siis ma tulen tagasi, siis ma teen tööd, siis ma võtan lapsi, siis ma teen trenni koos oma lastega ja siis õhtul, kui kõik on tehtud, siis hakkab kodutööde aeg, laste õpingutega tegelemine ja järgmiseks päevaks ettevalmistamine. Mul on kõik suhteliselt minuti peal paigas. Helen. Ainuke ema, kes oli Eesti uudises täna hommikul, Helen. Kui sa mõtleksid naiste peale ja mis on emadest oodatud, mõtle korraks, kes on ema, mis on ema ja missugune peaks olema ema. Eesti uudistest tundub, et see on meie eeskuju, Helen, kes teeb sporti, kes jookseb maratoni, kes võidab medaleid ja kes veel aitab kodutöödega. Helen. Meie kultuur ootab teilt naistelt väga palju. See ootab, et teil oleks väga hea karjäär, et teil oleks väga palju raha, et teil oleks väga uhke nimi, et võib-olla oleksite kuulsad või vähemalt tunnustatud avalikult, et teil oleks aega iga hobi jauks, mis teil üldse on olemas. Et te leiaksite elu ka väljaspoolt sinu perekonda. Et sa oleksid atraktiivne, tugev ja sa oleksid juht. Kas umbes niimoodi on ootus? Minu silmis on küll. Miks ma saan seda öelda on see, et minu naine vaevleb sama ootuse all. Kas ma võin koju jääda oma lastega? Kas ma pean karjääri otsima? Mida ma pean tegema? No, see on kõik iseenesest, miski seal ei ole vale, mis seal nimekirjas oli. See, et sa jooksed maratonis või midagi muu ei ole paha. Aga mis on emadus? Või mis on see põhimõte? Mis on oluline? Ja see nimekiri on nii pikk, mis ma just loetasin, et kui sa teeksid seda kõigest, sul ei oleks aega. Sul ei oleks aega, emad. Sul ei oleks aega. Ja see ei ole otseselt piibelik. Piibelik prioriteet ei ole see, et sa oled hästi fit, sportlik. Piibelik prioriteet ei ole see, et sa oled hästi tunnustatud ja populaarne. Piibelik prioriteet emale ei ole see, et sa teed kõik, mis teised ootavad sinu. See ei ole ootus piiblist. Mis on see standard? Mida Jumal päriselt ootab sinult? Kas sa pead olema nagu Helen, kes näitad oma seina, mis on täis medaleid? Mis sa peaksid tegema? Mulle väga meeldib, mis Jumal ise ütleb meile. Kui sa mõtled korraks igale ühele, me just lugesime enne jutlust, sellest loos, kuidas Jeesus toob tähendumissõna, kus on sulased ja peremees, kes läheb ära. Ja ta annab 5 talenti, teisele 2 ja 3 1. Kas sa mäletad, mis nad tegid selles loos? Esimene, kel oli 5, lihtsalt kasutas neid hästi. Ja mis ta sai peale? Topelt. Okei, aga kui hästi ta kasutas? Ta ei ütle. Jeesus ei ütle, lihtsalt tegi midagi sellega ja sai topelt peale. See, kel oli 2, ei teinud üliimelist tööd. Jeesus ei ütle, et ta nagu vaevles selle suure raha nimel, vaid ta lihtsalt oli ustav. Ja siis, mis Jeesus ütleb, et ta sai topelt. Ja ainuke, kes topelt ei saanud, oli see, kes peitis selle talendi ära.
See oli ainuke, kes tegi halvasti. Ta lihtsalt ei teinud hästi sellega, mis oli. Sellepäraski Jeesus ütleb lõpuks, lõpu moraalina, tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, väikse üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmu peole. Ehk mis on isanda ootus, kui ta on andnud meile talendid, mingi oluline asi. Lapsed, pere, mis tema ootus on? See on see, et sa oled ustav pisku üle. See on tema ootus. See on see, et sa hästi kasutad seda, mis sul on. See on Mattiuse 25, see peaks olema, jah. Nii et sa pead ustav olema selle üle, mis sul on. Mõtle, kallid ema, kui palju aastaid sul on mõju nende laste eludes. Need on hetkel 5, need on hetkel 4, need on hetkel 3, need on hetkel 2 või 1. Võib-olla mõnel siin meie kogudes on, mõnel, kellel on laps juba 10-aastane. Kui on laps juba 10-aastane, siis 8 aasta pärast on juba täiskasvanud. See on juba mees. See on väga vähe aega. Kui sul on laps, kes on ainult 4, mõtle, see on ainult 14 aastat veel täiskasvanud. Elab oma elu. Võib-olla elab kodus ikka. See aeg on väga väike. See on väga üürike, see on üliväike. Ja Jeesuse sõna on see, et me oleksime väga ustavad selle pisku üle, mis meile on antud. See väike. 5 aastat ei ole väga pika aeg sinu elu jooksul. Kui Jumal lubab, sa elad 80 aastat, võib-olla 86. Ja see 20 aastat, mille sa pingutad selle lapsega, 18 aastat, millega sa pingutad selle lapse elus, ei oliski pool seda. See on nii väike osa. Ja see on nii oluline osa. Mõtle korraks oma lapse kasvatamise peale või enda lapsepõlve peale. Ma olen maininud enda ema väga palju. Ja ta ei olnud kristlane, aga ma ikka mõtlen nii soojalt selle ema peale. Nii soojalt, kui peaaegu võimalik oleks. Ma tahan, et oleks siin, et ma saaks teda kallistada. Ja ta ei olnud isegi kristlane. Ja emal on nii suur roll, et mehe elus mees, kel on oma pere, mõtleb niimoodi oma ema peale, et ta on ikka nii kallis ja ma tahan teda kallistada. Või võib-olla teie jaoks ei ole, aga kui ma küsisin siin meeste käes, kui teil on tõeline mure ja tõeline hirm ja juba oled jaganud oma naisega küll või oma sõpradega, kas sa helistad ikka siis oma emale või isale ennem? Ja ma ütleks, üldjuhul meestena me helistame ikka emale. Miks? Sest ema roll on niivõrd oluline olnud meie eludes. Üldjuhul me helistame ikka oma emale ja ma olen küsinud mitme mehe käest niimoodi, et kellele sa helistaksid ja ma olen kuulnud üldiselt, et ikka emmele. Ikka helistaks emmele. See roll ei ole väike, see on väga suur, see aeg on väike, aga see roll on suur. Ja sul on aeg nüüd, ema, külvata su lapse ellu kõige olulisemat. Ja see ei ole see, et ta oskab matemaatikat hästi, see on ka oluline oskus. See ei ole see, et ta oskab paelu kinnitada, siduda oma jalanõude peal, väga oluline oskus, vaid see on see, et kuidas elada siin maa peal niimoodi, et see on Jumalale meile pärane. Kuidas mina näitan seda, kuidas sina naisena näitad oma lastele sellist eeskuju, et mis on elu. See on väga raske. Ja meie vanematena, eriti emmed, teenime väga palju meie lapsi. Mõnes mõttes, mulle meelis kunagi Craig rääkis sellest väga palju, et kui sa arvad, et sa oled nüüd väga tippkristlane, siis abielu, ja kui sa veel arvad, et sa oled väga tippkristlane, siis saa lapsi. Ja sa saad väga kiiresti aru, et sina ei ole nii imeline inimene. Sest sa saad aru üksi, et ma olen nii küps nagu kollane banaan, no kõik on hea, no. Ma võtan lihtsalt riiulid maha, kõik on valmis. No umbes nii arvab inimene. Kui sa abielu taga, sa saad aru, et see on väga raske, ma pean mõtlema kogu aeg teise inimese peale, ma pean arvestama teise inimesega, aga kui sa saad lapsi, siis sa saad väga hästi aru, et minu aeg enam ei ole minu oma. Ma pean suuretama oma mina igapäevaselt, sest öö enam ei ole minu oma, ma ei saa magada nii, nagu ma tahan hommik, ma lihtsalt tahan rahulikult süüa oma toitu, aga kellegi mähe on täis. No. Ma lihtsalt tahan oma elu nautida, aga ma ei saa nii, nagu ma tahan. Ja emmed, teie teate seda väga palju. Eriti teie, kes olete beebidega, väikeste lastega koju jäänud, siis teie teate väga palju. Ja mees vaevleb seal tööl, teeb hästi, aga sina näed neid asju, mis tema ei näe. Sina koged neid asju, mida tema ei koge. Ja sina teed neid asju, mida keegi ei pane tähele. Mees on tööl, teeb hästi töö, ülemus ütleb tubli töö. Naine teeb kõik 8 tundi, kui mees on ära, ja keegi ei näe.
mitte keegi. Beebi ei ütle aitäh emme. Mees üldiselt ei ütle aitäh emme, mis tähendab see, et see on väga raske töö. Sa riietud neid lapsi, sa toidad neid lapsi, sa teed kõiki nende lastega. Ja peaaegu keegi ei näe. Võib-olla sul on tubli mees ja ta ütleb tubli aitäh sulle. Minu jaoks oli väga ootamatu see, kuidas Susanna väljendas hiljuti, et ta tahtis midagi teha koguduses, et inimene nagu paneks tähele, oleks tänulik, et ta tegi midagi. Ja ta sellega sai aru, et mitte, et mina ei ole tänulik, aga kodus sellist tunnustust isegi nagu oluline, normaalne tunnustus, et aitäh, et sa tegid midagi, seda ei ole. Ta ei saanud seda kodus. Nii et see tõstatab küsimus, kui palju meie paneme tähele nii meie naisi kui ka emasid. Et kui palju nemad on teinud. Aitäh, kallis naine, et sa toitsid minu lapsi terve päeva. Aitäh sulle, kallis naine, et sa riietsid mu lapsi kogu päeva. Päris oluline. Ja see on väga oluline sellepärast, aga naised, ma tahan korraks ühte kirja kohta välja tuua, mis on ootamatu, see on Jeesus ise. Sest kui sa mõtled, et ma ainult vaevlen ja teenin neid lapsi ja teenin minu meest ja ma armastan neid, aga see on väga raske, siis Jeesus korraks ütleb midagi sulle, mis on Mattiuse 20, 25-28. Seal Jeesus ütleb, Jeesus kutsus enese juurde ja ütles, te teate, et rahvaste valitsejaid peremehetsevad nende üle. Ehk, kui sa oled oluline, see tähendab seda, et sa oled nagu CEO, mingi ülemus ja teed oma asja. See on tähtis maailma silmis. Peremehetsemine. Nende üle ja suured meelevaletsevad nende kallal. Ehk, kui meie maailmas sa oled suur inimene, sa käsutad, sa oled suur, sa oled boss, sa teed, mis sa tahad ja teised teevad, mida sina tahad ka. Nõnda ei tohi olla teie seas, ütleb Jeesus, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija. Ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane. Nii nagu inimese poeg, Jeesus ütleb enda kohta, nagu mina ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. See ei ole kõige julgustav sõna võib-olla, aga emme, teie teete nii palju, mida meie ei näe. Ja Jeesus ütleb, sa oled esimene. Sa oled esimene. Mina ei näe, su mees ei näe, aga Jeesus näeb ja ütleb, sa oled esimene. Sa oled tõeline suur. See on väga raske, sest me inimestena ootame midagi nüüd, täna. Ma tahan nüüd tunnustust, ma tahan nüüd mingit asja. Aga Jeesus ütleb, et sa oled juba suur, sest sa teed täpselt, mis mina teen. Ema, sina oled täpselt nagu Jeesus selles rollis. Sina teenid oma perekonda. Nii raske, kui see on. Ja olla vanem on väga raske. See tähendab, et sa pead kõike tegema. Kõike, mis ei meeldi. Ja sina oled just nagu sulane oma lastele. Sest nad vajavad sind. Sa pead neid aitama. Ja Jeesus ütleb, et sa oled esimene. Sa oled suur, sa oled oluline. Mulle väga meeldib, mis Jeesus ütleb Mattiuse 10. peatükis, Mattiuse 10, 40-42. Jeesus ütleb väga ilusasti, jälle ma loodan, et emmedele on see julgustuseks. Kui ma mõtlen Susanna peale, ma mõtlen mitte see, mis ilusaid roosad sõnad ma saan anda, vaid mis tõde ma saan piiblist anda, mis paneb meid mõtlema õigesti. Mitte see, et kas ma olen maratoni jookse ja tööline ja ma teen 50 asja veel, vaid see, mida Jumal ootab minult ja kus ma saan leida oma tunnustust, mu eesmärki, mu rolli temas. See ei tähenda, et sa pead kõike tegema nii nagu teised emmed, see on üks hullemaid asju. Kui sa vaatad teisi emasid, sa ei ole teine ema, sa oled sina ise. Aga Jeesus ütleb, kes teid vastu võtab, ta räägib oma jüngritega, võtab minu vastu minu. Ja kes minu vastu võtab vastu minu läkitaja. Ta räägib sellest, kuidas ta läkitas jüngrid välja. Nii et see kontekst ei ole 100% emadusest ja see ei ole. Aga see tõde seal sees on oluline. Mõtle, mis Jeesus siin ütleb. Kes prohveti vastu võtab ta prohveti nime tõttu, saab prohveti palga. Ja kes õige vastu võtab õige inimese nime tõttu, saab õige inimese palga. Ja kes iganes ühele neist pisikestest annab juua, kas või ainult karikatäie, külmavet jüngri nime tõttu. Tõesti, ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma.
Jeesus ütleb, kui sina kristlane teed midagi head inimesele, sest sa tead, et ta on kristlane, sa ei jää oma palgast ilma. Mis sa arvad, mis Jumal arvab sellest, et sina, ema, hoolitsed oma laste pärast, laste eest, kes ta on usaldanud sinu kätte? Kas sa arvad, et sa palgast jääd ilma? Kas sa arvad, et see on tühine töö? Kas sinu isand unustab seda? Kas ta mõtleb, et mähe, see on rõve, mis on mähe? Või kas ta rõõmustab selle üle, et sa oled ustav olnud selle üle, mis ta on sulle kinkinud, ehk selle talendi üle, mis ta on sulle andnud. Mina arvan, et sinu palk võib olla suurem kui minu palk. Võib-olla mina olen pastor ja mina saan jutlustada. Ma olen maailmas silmis suur. Kalle saab kõneleda puldist ja vaata, kõik kuulavad teda. Keegi ei näe sinu tööd. Jeesus ütleb, sinu roll on olulisem kui Kalle roll. Sinu töö on olulisem kui Kalle töö. Sinu töö on kallim kui presidendi roll. President läheb teise riiki, panevad punast vaipa välja, kõik sõdurid tervitavad. Jeesus ütleb, ta on viimane. Ta on viimane. Maailma silmis esimene, aga viimane. Aga ema, sa oled esimene, tõeline esimene. Jah, maailm ei näe, mis sa teed, maailm ei tunnusta seda, mis sa teed. Aga Jeesus näeb ja ütleb, et sa ei jää oma palgast ilma. Sina ei jää ilma su palgast. Ta paneb tähele, ta näeb, ta väärtustab, ta armastab seda, mida sa teed. Sina ei jää palgast ilma. Ja võib-olla sa ei ole kodune ema, võib-olla sa oled. Vahet ei ole, su töö on suur. Ma näen minu naist, kes on kodune ja tal on ülisuur töö. Tal on täiskohaga töö. Võib-olla sul on täiskohaga töö ja siis sa ikka tuled koju hiljem. Su töö on ikka väga suur. See, mida sa teed oma pere heaks, on väga oluline. Nad ei ole sinu lapsed, jah, sa hoolitsevad nende eest, aga nad on isanda poolt antud. Ja nad on minu geenidega, ja nad on bioloogiliselt minu näoga, ja nad räägivad nagu mina. Nad räägivad nagu sina, nad on nagu sina, aga nad ei ole sinu omand. Kui nad on 18, sina ei saa neid tassida, kuhu sa tahad enam. Seaduslikult on täis kasvanud, need on suured nagu sina. Mis tähendab, et me peame mõtlema nii nagu Kristuse keskselt. Ehk, kuidas ma saan nüüd treenida oma lapsi, kuidas ma nüüd saan minu lapsi suunata. Naine, ema, mõtle, kuidas nüüd ma saan seda aega ustavalt teha, kasutada. See ei tähenda see, et keegi näeb seda, aga see tähendab seda, et isa näeb ja tal on see meelepärane. Kuidas täna, homme, see nädal, see kuu, sa saad hästi kasutada seda andi, mis Jumal on sulle andnud. Võib-olla see on see, et sa lihtsalt vaatad piiblit korraks igapäevaselt lastega. Oluline. Võib-olla see on see lihtsalt palvata ka enne sööki. Väga oluline. Sest oma eeskujuga, oma sõnadega sa õpetad lastele, mis on see õige tee, nagu õpetussõnad ütlevad. Sa õpetad neile, isegi oma eeskujuga. Ja sina jää palgast ilma. Ma rõhutan veel, minu ema ei olnud kristlane ja kui hea eeskujud oli mulle nii mitmes asjas. Mõtle nüüd, kui palju sul on pakkuda oma lastele. Sul on Jeesus, sul on piibel, sul on igavene elu, sul on andestus, sul on evangeelium, sul on kõik. See on väga imeline. Imeline kingitus. Ja nüüd ma tahan, et me vaatame õpetussõnad 31. Õpetussõnad 31 on väga hea. Õpetussõnad 31 alustab esimese salmiga. Lemueli, Massa kuninga sõnad. Me eileme, see on ikka Saalomon või miks ta on Lemuel siin. Seal on raamatud kirjutatud, kes see Lemuel on, kas ta on Saalomon või Lemuel või. Vahed ei ole, kes ta on. Lemuel on tähtis mees, tundub, et ta on kuningas ikka, sest ta ütleb Massa kuninga sõnad. Ja vaata, millega ta ema teda õpetas. Kuningas kuulab oma ema? Jah. Ja siis ta räägib, kuidas elada. Aga hüppame edasi 10. salmi. See on ka tema ema, Lemueli ema sõna tema pojale. Tubli naine on palju enam väärt kui pärlid. Kes tema leiab? Lemuel, kunagi sul on naist vaja. Tubli naist, kus sa leiad teda? Ta on kallim kui pärlid. Kus sa leiad tubli naist? Kus sa leiad sellist? Ja nüüd ta hakkab lahti seletama, kes see tubli naine on. Ma saan tunnistada siin, et mul tundub, et ta on natkene nagu liiga tubli. Ta on natkene liiga täiuslik ausalt. Kui ma mõtlen päriselt, ma arvan, keegi ei saa see olla.
Ja sellepärast ma korraks ütlen, ma arvan, see ei ole see, et tubli naine alati teeb kõike. Aga ma arvan, mees, kes lõpuks võtab kogu asja kokku ja ütleb, et sa oled parem kui kõik teised naised. Ma arvan, see mees on see, mis loeb siin. Ta vaatab oma naise peale ja näeb, et ta pingutab kõigest, mis ta teeb. Siis ta ütleb 11, tubli naise mehe süda loodab ta peale, see on 11. Ja tulust ei ole tal puudust. Ehk, kui sa oled tubli naine, see ei tähenda, et sa oled ainult ema, täna on emade päev, aga ma ütleks niimoodi, et see, et sa oled naine, on väga suur asi ka. Sa ei ole ainult ema, sa üksi ei ole ema. Sa oled ikka naine. Ja see, et sa oled naine, tähendab seda, et sul on mees ja tubli naise mees, ta süda loodab tema naise peale. Ma saan öelda, ma loodan väga palju Susanna peale, mitte isandana, ma ei looda päästeks, ma ei looda palveda vastuste, vaid kui ma tean, et ta teeb midagi, ma loodan, et ta päriselt teeb. Ma usaldan teda. Kogu oma eluaja teeb tubli naine mehele head, mitte kurja. Mõnikord Susanna peidab ära mu sokke või midagi, aga ta teeb mulle head. See ei ole kuri, ta teeb mulle head. Ta ei peitnud ära, ta pani õigesti ära. Ma lihtsalt ei tea, kus need on. Aga see läheb edasi. Ta muretseb villu ja linu ning töötab virkate kätega. See on toit pigem, toit ja riideid on ju. Ta on kaupmehe laevade sarnane, ta toob oma leiva kaugelt, ta tõuseb. Kui on alles öö, ta annab oma perele rooga. Ta määrab osa oma teenijaile. Okay, nüüd me räägime, et ta tundub, et ta on üli super naine ausalt. Ta läheb ja teeb kõike alati, igal ajal. Võtame kokku aga. Ta on selline naine, kes on oma mehele suureks abiks. Ja ta toidub oma perekonda siiamaani. Vaatame edasi. 16 ta soovib põldu ja hangib selle oma kätte viljast ja istutab vinamäär. Ta paneb enne selle vöö kõvasti vööle ja teeb oma käsivarred tugevaks. Ta märkab, et ta tulemused on head, ei kustu öösel ta lamp. Ta paneb oma käed koonapuu külge, seda ta teeb vaipe ja igasuguseid riideid. Ja ta pihud hoiavad kedervart. Ta avab oma pihu viletsale ja sirutab vaestele mõlemad käed. See tähendab, ta lihtsalt vaatab, et kõik on kaetud. Kõik lapsed on kaetud, kogu pere on kaetud, et ta ei raiska raha, ta kastab seda hästi. Ta lihtsalt on tubli. Ja kuidas me teame seda, sest järgmine salm ütleb, ei ta karda lund oma pere pärast. Kõik, mis ta teeb, on ta pere pärast. Mis ta teeb, on ta pere pärast. Ta ei karda lund, sellepärast, et ta pere on hästi riietatud. Ja ma usun, sina, ema, vaatad, et su lapsed oleksid hästi riietatud. Mina nagu põhimõtteliselt ei tea, mis mu laste riided on. Ma olen nii abitu, ma küsin Susanna käes, et mis nad panevad täna pühapäeva hommik, mis nad panevad selga. Nad lähevad välja, Susanna, ma isegi ei tea, mis nad peaksid kandma, kas me paneme salli või mitte. Tubli naine vaatab, et isegi lumeohus on kõik kaetud. Meil on siin koguduses mõni ema, kes käib kaltsukatest ja ostab kõige paremaid riideid, kõige parema hinne eest. Meil on mõni ema siin, kes on kodune ja veedab kogu päev oma lastega. Meil on paljud emad siin koguduses, kes on kodused sellegi poolest, et te olete päriselt beebiga kodus. Tubli naine on palju enam väärt kui pärlid. Te olete palju enam väärt kui pärlid. Siis see ütleb edasi, sest kogu ta perel on kahekordsed riideid. Ta valmistad enne selle vaipu, ta riietus on linane ja purpurpone, ta on ilus naine, aga mitte tõenäoliselt maailma silmis. Vahed ei ole, kes teised arvavad. Ta mees on tuntud väravais, kui ta istub maavanemate hulgas. Kas sa mäletad, mis Rutiga juhtus? Kui Boas tahtis Ruti võtta naiseks, kõik ütlesid, tõesti, ta on tubli, see tubli naine, jaa, tubli Rutt. Ja kui beebi tuli, kõik olid nagu hurraa, nii hea. Tubli naine teeb oma meest tubliks. Ja ma nailetasin Susannaga korraks eile. Ja ma ütlesin, kui keegi ainult räägiks Susannaga, mitte ainult minust, vaid lihtsalt Susannaga. Neil oleks nii hea mulje minust ja meie perekonnast, et nad ilmselt oleksid pettunud, kui nad lõpuks kohtuvad minuga. Ehk minu naine on nii tubli, et ta isegi on nii eeskujulik, nii vahva, nii tore, et keegi juba loob mingit mulje ainult tema pärast, mis ma arvan parem, kui näiteks nad päriselt näeksid teist külge tema elus. Ma arvan, ta on nii tubli. Ehk see mees läheb väravasse ja kõik ütlevad, ohoo, see on tubli naise mees, tere!
mingi tunnustus on. Aga see ei tähenda, et tunnustus maailmas alati tuleb. Ta valmistab ja müüb särke ning annab kaupmeestele vöösi. Ta riided on tugevad ja ilusad ja ta vaatab rõõmsalt tulevikku. Naine, kui sina oled tubli ema, tubli naine oma mehele, ma arvan, sina näed, et tulevik ei pruugi olla nii must ja hämar. Meil on riideid, me usaldame Isanda peale ja jälle ma ütlen, sinu jumalik eeskuju on niivõrd suur. Niivõrd suur su lastes, su mehes. Mulle nii meeldib, kui Susanna on mõnikord öelnud minu hirmus või mures, et küll Isand aitab. Ta on mulle eeskujuks. Ja nüüd, mis sa tubli naine teed? Mis sa tubli naine teed? Kust tuleb su kõige suurem tunnustus? See ei ole väravas, kuigi siin on väravas ka. See on niimoodi, et Lemuel ütleb siin, või ta ema ütles talle, et kui on tubli naine, ta pojad, vaata 28, ta pojad tõusevad ja nimetavad teda õnnelikuks. Nagu ma olen öelnud mitu korda, minu ema ei olnud iski kristlane ja mina tõusen üles ja ma ütlen õnnelik. Lõpp oli väga kurb, nagu te teate minu isikliku elu, aga ma saan tõusta püsti ja öelda, ma olen nii tänulik, ma olen tänulik. Mõtle nüüd sinu peale, kallis ema, kui sina jumalakartlikult kasvatad oma lapsi. Võib-olla täna nad ei täna sind, võib-olla 10 aasta pärast nad ei täna sind, aga mõtle nüüd, nad on 25, 37. Nad tulevad külla. Tõusevad püsti. No mõnes mõttes see pilt on kasvamisest. Ema. Õnnistatud oled. Ema, kui imeline oled olnud. Eeskujulik ja tubli kõigest, mis oled teinud. Minu ema kuulis seda väga palju minu suust. Iga kord, kui ma helistasin talle, ma ütlesin, ma olen nii tänulik sinu ees, ema. Mis siis, kui sa oled kristlane ja sa panustad vaimulikult igapäevaselt, vaikselt, aastate jooksul oma lastesse panustad, siis ma arvan, nad tõusevad püsti ütlevad. Ja inglise keeles tihti ütleb, et nad õnnistavad oma ema pigem. Nad tõuseb püsti ja õnnistab oma ema. Isand, õnnistagu sind, kallis ema, selle ees, mis sa tegid minu heaks. Või su pojad tõusevad püsti ja ütlevad, kui mina leian naist, kallis emme, ma tahan, et oleks sinu sarnane. Ja tütarlapsed tõusevad püsti ja ütlevad, emme, ma tahan olla sinu sugune naine. Nii jumala kartlik ja tubli, nagu sa oled. Kui sina seisad viimasel päeval Jeesuse ees ja kõik su eluviljad tulevad järgi ja sa ei ole näinud neid kõik ja seal Jeesuse ees tõusevad üles su lapsed ja ütlevad, Jeesus, mu kallis ema, õnnista teda. Kas sa arvad, et sa jääd oma palgast ilma? Kui su kallid lapsed on seal taeva värava ees viimasel päeval ja ütlevad, emme, aitäh, et sa rääkisid mulle Jeesusest. Kas sa jääd oma palgast ilma, ema? Ma ütleks, et ei jää. Su lapsed lõpuks näevad seda, su isand näeb seda. Ja vaata, mis Jeesus, Lemuel siin ütleb, ja ta mees ülistab teda. Mulle ei meeldi see sõna ülistama. Ma tahan ainult ülistada isandat. Ma ütlen lihtsalt sõna tunnustama. Aga siin ta ütleb ülistama. Ta ülistab oma naist. Ja mis see mees ütleb? Ta pöörab oma naise poole ja ütleb, palju on tütarlapsi, kes on töös tublid. Sa ei ole ainuke tubli naine. Sa oled tubli, nemad on tublid. Aga sina ületad nad kõik. Mäletad, kuidas see algas, vaatame jälle, sain 10, tubli naine on palju enam väär kui pärlid, kes leiab teda. See mees, kellel on tubli naine, on näinud seda ja mis ta ütleb oma naise kohta? Palju on tütarlapsi, kes on nii tublid kõiges, aga sa oled parem kui need kõik, sa oled parem kui pärlid, sa oled parem kui rubiinid, sa oled parem. Ja eile mul oli imeline kogemus, ma proovin seda ikka teha, aga Susanna ja mina saime 2 istuda pingi peal. 2. Vau! Meil on nii palju lapsi. Ja ma vaatsin teda ja ma lugesin seda talle ja ma vaatsin talle.
palju on tütarlapsi, kes töös on tublid, aga sina ületad nad kõik. Ja siis ma pöörsin ta poole ja ma ütlesin talle, ja ma vaatan kaamerasse, sest kahjuks mu naine ei ole siin. Susanna, sa ületad neid kõik. Sa oled imeline, sa oled vahva. Ja ma arvasin Jeesust üle kõige, aga minu maistest kingitustest, peale päästet, peale Jeesust, sa oled kõige parem. Sa aitad mind, sa abistad mind, sa oled alati abimees ja ilma sinuta ma oleks vähem kui pool mees. Mees näeb oma naist ja ta tunnustab teda, sest ta teab, kui imeline ta on. Ja mehed, ma soovitan, et see nädal, see päev, see kuu, et sa leiad võimalust, nagu Lemuel ütleb meile, palju väga toredad naisi on maailmas küll, aga minu naine, sina ületad neid kõik. Sa oled parem kui kõik. Ma ei tahaks kedagi muud. Sa oled parem kui kõik, mis ma saan siin maa peal tahta. Ja kui sa veel täna ei tea, et sinu naine on su kõige parem kingitus peale päästet, siis sa veel ei ole mõistnud. Sest see on Jumala sõna. Ja Jumala sõna ütleb, et tubli naine väärib seda. Ta väärib seda. Ta väärib seda, sest ta on tubli naine, ta väärib seda, sest ta on tubli ema. Ja vaata, mis 30 ütleb, sest sa võid olla väga sportlik, sa võid seda kõike teha, mis maailm nõuab sinult. Aga vaata, mis Lemol ütleb, või ema. Võluvus on petlik, sa võid olla väga ilus ja tore inimene, aga see on petlik. Ja ilu on tühine, vahet ei ole, kui palju meiki sa paned lõpuks, sa jääd vanaks. Vahet ei ole, kui palju iluprotseduure sa teed, sa lõpuks jääd vanaks. Aga naine, kes isandat kardab, on kiidu väärt, andke temale ta kätte vilja ja tema teod ülistagu teda väravais. Ma arvan, Jeesuse värava ees lõpuks kõik näevad päriselt, mis sa oled teinud, ema. No, me hetkel ei näe, ma hetkel ei mõista. Mina mehena olen peaaegu rumal nagu trumm, ma lihtsalt alati ei näe. Aga siis tema teod ülistavad teda väravas. Ma arvan, sinu viljad, eluviljad, lõpuks on niivõrd suured, kui sa pingutad sinu laste heaks, sinu pere heaks, et see ei lähe üldse raisku, mitte üldse. Sa ei jää oma palgast ilma. See lihtsalt ei jää. Kõige parem asi, ema, mis sina saad teha, ei ole see, et sa pakud väga head elukeskkonda, see on oluline, või väga maitsvat toitu, see on ka oluline, või 2-kordsed riided, see on ka väga hea. Vaid ma ütlen veel olulisemat, sa võid rääkida regulaarselt päästjast, Jeesusest, kes päästis sinu, kes on lunastatud sinu pattud, kes on sinu abimees, sinu parim sõber. Sa võid rääkida sinu lastele, kuidas nemad vajavad päästet, mis on patt, mis on karistus, mis on põrgu, mis on taevas, mis on elutee, mis on õige käitumine. Ja ma saan öelda, et sinu mõju on suurem kui pastori mõju. Sinu mõju on suurem kui kooli mõju tihti. Sinu mõju on väga suur. Kasutas seda aega nüüd hästi. Evangeelmi kasuks nende sees, piibli keskselt õpetada, anda neile teada, mis on hea, ja su lapsed tõusevad ja nimetavad sind õnnelikuks. Su mees ülistab sind, palju on tütarlapsi, kes töös on tublid, aga sina ületad neid kõik. Mõni meile tuletus. Luukase 10:40-42. Meil on siin üks Marta seal ja ma räägin teisest Martast. Marta oli aga ametis. Me mäletame, Jeesus oli Marta, Maarja ja Latsarusi majas. Ja Marta, väga tubli naine, tahtis toitu pakkuda neile. Tubli, see ei ole paha, see on tubli. Mitmesuguste toimetustega ja ta tuli Jeesuse juurde ja ütles, isand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde Maarja jättis mu üksinda toimetama? Kas te ega ei taha süüa või? Kas te ei taha, et oleks hea? See ei ole vale. Aga Jeesus suunab nende mõtteid veel olulisemale ja emad, ma tahan, et sinu mõtteid oleks korraks kõige olulisemal. Ütle nüüd talle, et ta tuleks mul appi. Ema, sul on nii palju teha, sul on pesu pesta, sul on riideid
triikida, sul on riideid paigutada, sul on mingi plekilised asjad, sul on nii palju. Ja see on kõik hea. Sa ei jää oma palgast ilma. Aga mis Jeesus rõhutab toimetuste keskel? Aga isand, Jeesus vastas talle, Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega. Loomulikult need kõik tahtsid süüa. Ma arvan, ne oleksid pettunud, kui Marta ei oleks pingutanud. Marta tunnis täpselt niimoodi. Loomulikult nad tahtsid süüa. Loomulikult see oli hea töö. Loomulikult see oli vajalik, mis ta tegi. Aga tarvis on vaid üht, ütleb Jeesus. Need toimetused ei ole valed, aga prioriteet on üks. Oluline on üks. Su kodu võib olla kõige puhtam, su mees kõige paremini riides, aga üks on kõige olulisem. Mis see on, kallis ema? Mis see on? Tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära. Mis on see kallis osa? See, et sina ema leiad oma hingamist, oma rõõmu, oma ilu Jeesusest igapäevaselt. See on olulisem kui riideid, pesu ja kõik muu. Ja need teised asjad väga olulised. Sa ei jää oma palgast ilma, aga ema ära unusta selle kõige keskel. Siin oled Jeesuse jünger, sa oled Jumala laps, veeda temaga aega, naudi teda, naudi temaga aega, olla nagu Maarja, istu, puhka temas, hinga temas, palveta temaga, loe tema sõna. Sest see on see, mis lõpuks loeb. Naine, kes kardab isandat, on kiiduväärt, võluvus ei aita, ilu ei aita. Kuidas sa kardad Jumalat? Sa veedad igapäevaselt temaga aega, sa oled talle meelepärane, sa elad nii, nagu talle meeldib. Ja kuidas sa teed seda? Sa lihtsalt oled tema jalgade ees, jutumärkida, sa lihtsalt oled ta juures. Sa teed väga olulist tööd, ema. Sa oled väga oluline. Su lapsed vajavad sind, su mees vajab sind. Susanna, nagu ma ütlesin, on võib-olla rohkem kui pool mind. Mina olen väiksem ja nõrgem peaaegu igas mõttes. Mu naine on mu suur tugevus minu elus, peale isandat loomulikult, isand on mu kõige suurem tugevus. Aga ilma temata ma oleks palju väiksem mees. Ilma temata ma oleks palju kannatamatum mees, palju koledam mees igatpidi. Ema, sa oled oluline, ära unusta seda. Ema, naine, sa teed tööd oma peres, oma mehe heaks, oma laste heaks, see on oluline, ära unusta seda. Jeesus on aga sinu prioriteet, ära unusta, ära unusta, ära unusta. Sa ei jää oma palgast ilma, pesu võib oodata mõnikord, nõud võib oodata mõnikord. Leia Jeesusega aega igapäevaselt, sest see on kõige olulisem. Maarja on leidnud seda head ja ma ei võtta seda ühte olulist ära. Ja päeva lõpus sa näed, sa seisad Jeesuse ees ja kõik su elu asjad, kõik su elu viljad, nagu õpetussõnad 31 ütleb, andka temale ta kätte vilja ja tema teod ülistagu teda väravais. Sa oled Jeesuse ees ja sa näed su elu. Kõik need vilju, mis sa täna ei näe. Su lapsed tõusevad üles. Jeesus, õnnista teda. Su mees, tubli. Ja kõik veel, mis sa oled teinud ja keegi ei ole pannud tähele, on seal, kus Jeesus on. Ja kõige olulisem, sa vaatad oma päästja silma. Sa oled veednud temaga igapäevaselt aega. Maarja on leidnud seda ühte, mis on vaja. Ja ma tahan ka leida seda ühte, mis on vaja. Ja Jeesus vaatab sulle silma ja ütleb, kallis naine, kallis ema, kallis sulane, minu armastatu, sa oled siin. Tubli, sa hea ja ustav sulane. Sa oled ustav olnud pisku üle. Ma panen su palju üle, minu oma isanda rõõmu peale. Palvetame. Isand, me täname sind, et su sõna on hea ja kasulik. Me palame, et sa õnnistaksid meid, et me näeksime meie naisi paremini, et meie naised ja emad siin näeksid, kui oluline töö see on, mis nad teevad. Ja nad leiaksid mitte seda maailma silmis, vaid sinu silmis ja oma perekonna heaks. Isand, see ei ole ainuke roll, mis neil on, aga see on nii lühike, isand, ja varsti see on möödas. Varsti meil ei ole väiksed lapsed siin koguduses, vaid teismelised ja varsti need teismelised on mehed ja naised. Palume, et meie emad siin oleksid tublimad, mitte perfektsed, vaid tublimad.
ja me palume Jeesus sinu nimel. Amen. Ma ütlen ühte veel asja, emad. Õpetussõna 31 on liiga täiuslik. Vaata seda, mõtle, kuidas ma saan isandat rohkem austada oma eluga, aga sina ja mina ei suuda olla, ma ei ole naine, aga me ei suuda olla õpetussõnade 31 naine. See on nagu väga ränk standard. Sina oled liiga vihane mõnikord, liiga väsinud mõnikord ja kõik muu. See sama evangeelium, mis sina annan oma lastele, leia hingamist selles täna ka. Ma täna ei tee kõik, mis ma pean, aga Jeesus sinus on küllaltki palju. Sinus on armu. Sina ei pea lahendama igat probleemi alati perfektselt, vaid sina teed seda isanda austuseks, leides värsket armu ja armastust temas igapäevaselt ja leia hingamist temas, mitte selles, et sa oled õpetussõnal 31 naine, vaid see, et sa oled Jeesuse jünger, kes tahab lihtsalt teda austada oma kõiges, mis sa teed.